Head inimesed, et siis tere õhtust. Mina siis korraldasin koos Neeme ja Taneli ja teistega laupäeval Tammsaare pargis samasuguse meeleavalduse. Ning sel laupäeval siis demonstreeriti Eesti rahvale esimest korda Eesti uut rahvarõivast. Ja mul on hea meel, et tänaseks on neid siin juba rohkem tulnud. Alustada tuleks siis sellest, et heidame pilgu ajalukku ja tänapäevane Euroopa siis on mingis mõttes samasuguses situatsioonis nagu Ameerika 19. sajandi keskel. 1861 kuni 65 oli Ameerikas teatavasti kodusõda, mille põhjuseks oli siis küsimus mustanahaliste üle. Lõunaosariiklased arvasid, et mustanahalised peaksid olema kõik orjad, põhjaosariiklased aga, et nad peaksid ka olema vabad inimesed. Ja see viis siis ühe rahva mitu aastat kestnud verisesse kodusõtta. Ka tänapäevases Euroopas käib jälle küsimus nende õnnetute mustanahaliste üle, kelle kõrvale on siis ka lisandunud moslemid. Euroopa Liidu rahvad on siis küsimuse ees lõhenenud, et kas me peaksime neid endasse assimileerima või mitte. Osa inimesi arvab, et on omaks võtnud kosmopoliitsed vaated, mille alusel erinevus rikastab ning piirid tuleks üldse maailmast kaotada. Teine osa aga on seisukohal, et immigrandid, eriti just moslemid, hävitavad meie enda kultuuri ja elatustaset. No, kui nüüd vaadata seda, mis tänasel päeval toimub Rootsis, Saksamaal, Prantsusmaal, Taanis ja nii edasi, siis väide, et erinevus rikastab, just eriti tõene ei ole, vaid tuleks hoopis tõdeda, et erinevus hävitab. Õige! Nii. Need kosmopoliidid siis oskavad oma seisukohtade kaitseks esitada ainult emotsionaalseid argumente ja mitte ühtegi fakti nende suust veel kunagi kuulda ei ole. Kui satun mõnega neist vaidlema, siis alati tõstatan küsimuse, et mida see moslemite assimileerimine siis meile kasu on toonud ja mis on sellest nende kodumaal paremaks muutunud ja vastust ei ole veel mitte kunagi tulnud. Aga samas nad ikka sõimavad kõigi konservatiive rassistideks ja fašistideks ja keskaegsete mõttemaneeridega inimesteks. Aga kui ma nende käest küsin, et kas te ise tahaksite elada kalifaadis, siis on jälle vaikus. Ja kui ei meeldi minge Saudi Araabiasse, saate seal näha enda moslemeid. Et ma tean, millest ma räägin, ma ise olen ju piraadikütt ja ma olen kõik need moslemi riigid korduvalt läbi käinud, et mulle seal väga ei meeldi, aga kellele meeldib, siis mingu ise sinna. Ja mõned inimesed on seisukohal, et kuna Lääne allianss on süüdi kriisiolukorras nii Aafrikas kui islamiriikides, siis meil ongi moraalne kohustus neid kõiki vastu võtta ja ära toita. No see ei ole kahjuks tõsi, kuna süüdi on siiski nende inimeste enda kohalik kultuur ja kohalik ellu suhtumine, et meie ei saa sinna mitte midagi teha. Argumendiks võib tuua ka selle, et keskajal olid eurooplased tagurlikumad barbarid kui moslemid, kus tol korral õitses kõrgkultuur. Kuid tänasel päeval see enam rolli ei mängi. Prantsuse revolutsiooni järgne Euroopa on loonud meile turvalise elukeskkonna ja majandusliku rikkuse. Samas kui islamimaailm muutub üha tagurlikumaks. Peale Iraaki demokraatia toomist tõusis sealt üles hoopis monster nimega ISIS. Isegi Saddam Husseini režiim oli rahumeelsem. Türgi praegune islami populistist peaminister Erdogan tegeleb usinalt ilmaliku Türgi looja Mustafa Kemal Atatürki pärandi hävitamisega. Möödunud aastal avati Istanbuli isegi terrorirühmituse Hamas kontor ja islami ametivõimud ei ole mitte midagi teinud seda likvideerida, pigem hoopis soosivad seda. Iraan oli enne 1979. aasta revolutsiooni juba peaaegu normaalseks riigiks muutunud, mil tagurlik islam seal taas õitsele puhkes. Süüria on olnud paaria riik juba algusest saati, elades vaid selle nimel, mismoodi Iisraelit hävitada, mitte selle nimel, kuidas endale rahu ja heaolu luua.
jah, ma tean, et on olemas ka kõrgelt arenenud islamiriike nagu Omaan, Ühendemiraadid ja Katar, mis teevad silmad ette isegi Euroopa heaoluühiskondadele. Emiraadid on isegi rikkam, turvalisem ja parem riik kui Šveits. Aga see ei muuda teistes islamiriikides mitte midagi paremaks. Ja kummaline on veel täheldada tõsiasja, et need rikkad islamiriigid ise ei võta vastu mitte ühtegi pagulast ei Aafrikast, Süüriast, Iraagist ega Iraanist. Ja samas neid selle eest rassistideks ei sõimata. Küll aga Euroopas kõiki sõimatakse. Siit tuleb järeldus, et rassism on vaid kosmopoliitide poolt loodud vaimne konstruktsioon ja lähtuvalt sellest ei ole vaja ka sellekohaseid etteheiteid tõsiselt võtta. Paljud Euroopa poliitikud püüavad üles näidata heatahtlikkust ning suhtuvad islamisse juba nii sõbralikult, et valetavad rahvale näkku. Näiteks endine Saksamaa riigipea Gerhard Schröder tegi avalikkusele teatavaks kord huvitavad seisukohad, et islam ongi normaalne osa Saksamaast ja islam ei ole mitte poliitiline ideoloogia, vaid rahumeelne religioon. Tõestuseks pidavat olema asjaolu, et Türgi on juba täiesti demokratiseerinud. Mõned päevad hiljem vastas talle avalikult, aga Saksamaal elav türklasest moslem, sotsiaalteadlane Nekla Kelek, et islam on juba üle 1000 aasta, alates Tursi ja Poitiirsi lahingutest kuni Viini piiramiseni välja lääne vastu püha sõda pidanud, et islam on rangelt ühe jumala usk ning tema õpetus ei erista riiki kirikust. Ta lisas veel, et üksikud moslemid võivad küll olla targad ja haritud, aga islam seda ei ole. Ning tegi veel Schröderile teatavaks, et meie ühiskonnas üldiselt kehtiv valgustusajal põhinev mentaliteet ei tähenda, et me igat kultuurset ja religioosset normi aktsepteerima peaksime. Siis peaksime aktsepteerima ka sundabielusid ja muud huvitavat, mis islamiga kaasas käib. Ja lõpetuseks ta veel ruineeris ka Schröderi väite, mis puudutas Türgi demokratiseerimist, sest Erdogani käe all läheb demokraatia tagasi. Saksamaal tegutseb ka teine tuntud islamikriitik, kelleks on Süüriast pärit moslem, praegune Göttingeni ülikooli professor Bassam Tibi. Bassam Tibi on selgelt teatavaks teinud ka saksa rahvale, et islami fundamentalistide eesmärk on hävitada lääne kultuur ning asendada see jumaliku islami korraga. Bassam Tibi annab mõtteainet ka idealistidele, tuues esile, et eriti vägivaldseid moslemeid, kes oleks kohe valmis ennast õhku laskma, on ühes küljes küll vaid 3–5%, kuid teises küljes teeb see arvuliselt 39–65 miljonit inimest üle maailma. Euroopa Liidul ei ole mitte ühtegi moraalset kohustust ega praktilist vajadust neid inimesi vastu võtta ja veelgi vähem saab seda olla Eestil, kellel endal on majanduspagulasi ära põgenenud juba päris palju. Kõigepealt tuleb enda rahvas koju tuua, alles siis saab tuua järgmisi juurde. Ja veel lõpetuseks, et ma tõesti loodan, et rahva survel suudab ka Eesti valitsus Brüsselis selgelt välja öelda Eesti seisukoha, mis siis tulevikus saaks teed rajavaks kogu Euroopale, et Eesti kvoot on 0. Aitäh teile!